raiskamine. ja nad on läbi songitud tegelikult. aga ütlen sellepärast raiskamine, et siin on, kes nüüd tuli sealt Kohtla-Nõmme poolt, siis sõitis niimoodi siit enne meie kokkusaamiskohta läks üle metallist selline nagu tunnel, et keegi tuli sealt poolt. Siis see on tegelikult nii, et seal praegu siit vasakule, seal kaugel on Ojamaa kaevandus. Sealt saab see alguse ja läheb 12 kilomeetrit kuni nii-öelda tööstuseni välja. Ja võt seal on niimoodi, et seda põlevkivi transporditakse sellise lindi peal. Ja aga seda transporditakse siis niimoodi, et mis on maa alt kaevandatud, et on kõik selle muu materjaliga segamini ja lähebki rikastamisele. Ehk siis seal siis eraldatakse kõik see lubjakivi ja kõik, mis muu veel on, ja jääb alles põlevkivi. Ja siis kallurid toovad seda killustikku siin teatud kohtades. Tegelikult kasutatakse teede ehitamisel ka seda alles jäänud killustikku ja ka ehitusmaterjalidena, aga siin need perved on kõik täis seda tegelikult põlevkivi. Ja tegelikult on võimalik täitsa kütta ahju, aga ma ei kujuta ette, mis ta võib teha ahule. Mul kolleeg, kellega me täna koos oleme... Hävitab ära selle ahju või? Jah, võib küll. Et ta katsetas ühe siukse poole ahjutäie. Aga ütles, et kõik ilusti soojaks. Aga ta ei julge sellega kütta, et ta tahtis lihtsalt katsetada. Aga siin on jah seda pinnases ja tegelikult ta toimib siin ka justkui nagu maasoojusküte. Et siin osad kanalid talvel väga külmaga ei külma ära. Et selline põnev. Et kas viskan veste selle või? Ja siin on niimoodi, et kui siin... et kui siin üleval on, saab päris kõrgete harjade peal matkata ja on matkarajad, siis on neid päris suured kamakad ja mis on selle pinnase sees, siis tal on justkui nagu lehed, sellised raamatud on nagu. Jah. Aga siin on tegelikult hästi kihvt loodus, et on tehis, et siin on küll masinatega tehtud selline loodus, aga me alustasime seal, kus oli hästi roheline, et siin vahepeal on selline täitsa kidunud tundala. Ja väga, sinna päris lõppu ei lähe, aga seal lõpus on täitsa sellised nagu kõrge platood. Selline väga väikse maa on üks rada on tähistatud ka ja on täitsa värskelt tähistatud ja annab niimoodi tulla, et siin kolmes kohas
oleks, siis peaaegu ei olekski teisi näha, et